tere, armas hing, kes sa oled sihilikult, teadlikult või kuidagi kogemata sattunud siia südamekanalile. Mul on rõõm sind siin tervitada. Oled jälgimas, nägemas minu kõige esimest videot siin YouTube'is. See info on mulle kanaldunud juba väga-väga ammu, et Kristiina on aeg YouTube'is jagama hakata kõike seda südametarkust ja enda kogemust. Aga nüüd oli siis täiuslik minu sisemine valmisolek seda endale valida. Ja mida sa siit kanalilt edaspidi saad siis kuulma? Kõigepealt kindlasti kõike seda, mis mind isiklikult sütitab, mis mind tõmbab ja kutsub. Väga palju ilmselt saab juttu olema vaimsest arengust ja ärkamisest, sest olen ise ärkamise teel. Kehast, südamest, füüsilisest sellisest reaalsusest ja energeetilisest reaalsusest, ehk siis kuidas toimub reaalsuse loome. Hingest, vaimust, mees- ja naisenergiast, andestusest, kindlasti ühel hetkel ka sellisest maavälisest planeedivälisest elust, mis hästi suurelt kollektiivis meil kuidagi avalduma hakkab üha rohkem. Aga millest ma täna soovin sinuga rääkida või mida sulle jagada, on võib-olla kõige puhtamast kohast see, kuidas mina kogen seda, mis asi see armastus on või kus koha peal see armastus asub. Osalesin hiljuti ühel minu südant väga puudutaval festivalil, Südamega südamesse festivalil, kus ma siis väga lähedalt sain toetada selle festivali loomist ja erinevate hingedega kohtuda nii keset seda festivali melu kui ennem ja pärast. Ja ühe hingega vesteldes ta sõnastas nii ilusa lause, mis jäi minusse kummitama. Ja ma sellel hetkel ei saanud sellele lausele nii-öelda oma perspektiivist vastata, aga see armas hing jagas, et ma kohe tunnen, et see minu elu armastus on nurga taga. Ja ühes perspektiivist vaadates see tundub nii ilus mõte, eks ole, et see elu armastus on seal kohe nurga taga, ta kohe saabub. Ja kui teisest perspektiivist vaadata, sellisest avaramast, kõrgemast perspektiivist või sellisest, kus mina täna olen, siis see näitab veel lihtsalt seda, et me ei usu sellesse, kes me tegelikult oleme. Et ma päriselt ka, mina olen armastus. Mina olen see elu armastus ja see ei asu kuskilt mujal väljas. See ei tule nurga tagant, ta ei asu kuskil nii-öelda hoomamatus kauguses. Inimesed ootavad armastust, sest ühendus enda südamega kuidagi ei ole nii hea veel. Ja seda ei saa üldse pahaks panna, sest meie kollektiivne muster on veel olnud armastuse kollektiivne muster selline, et me tõesti ellujäämise identiteedist näeme seda armastust iseendast väljas. On siis erinevad variandid, kas seda armastust peab kuidagi taga ajama, kuidagi meelitama enda ellu, manifesteerima, et see elu armastus tuleks olema kuidagi mingil viisil. Teine variant on see, mida ka ellujäämise tasand valib, ütleb, et see armastus on liiga ohtlik. Ma veel ei ole selleks valmis, sest kunagi on olnud mingisugune kogemus, kus armastus ja valu on ühte seotud, ehk siis valukogemus ei ole lõpuni läbi töötatud ja armastus siis on saanud selle valu tähenduse, kuigi kui nii-öelda töötades inimeste südameväljadega, ma saan öelda ja kogeda ise lõputult, piiritult palju erinevaid kogemusi, kus tõesti lähed sinna valu sisse, siis tegelikult see armastus on sealt, kui valust läbi minna. See valu on lihtsalt see portaal. Valu on alati see portaal, et jõuda armastusse tagasi sellesse, kes sa päriselt oled, selle kõige puhtam olemuseni. Kolmas ellujäämise tasandi selline energeetiline muster, armastuse muster inimestel on, et
seda üldse ei olegi olemas. Et inimeste närvisüsteemid on täielikult külmunud, välja lülitanud ja mõnikord isegi võib tunduda, et see inimene on täielikus rahus iseendaga. Kuigi tegelikkuses on lihtsalt see dissotsiatsioon, sest kui inimese läheduses olla, siis on tunda, et südameväljad ei ole avatud ja inimene kaitseb enda südant. Kui me siis ühel hetkel mis tahes põhjusel ikkagi valime, sest see on alati valik, me valime enda südamega ühenduda ja märgata, läbi töötada kõiki neid emotsioone, mis seal südameruumis siis on ja ootavad läbi töötamist. Kui me nendest kihtidest läbi läheme, siis ühel hetkel me jõuame sellisesse armastusse, mida võib nimetada lausa jumalikuks armastuseks. Ja see ei tähenda seda, et ma kuidagi arvaks, et mina olen teistest kõrgem või mina olen Jumal ja teised ei ole, vaid meis kõigis on inimlik ja jumalik pool ja just nimelt armastus on see koht, kus inimlikkus ja meie jumalik olemus saavad üheks. See on see, mida jagas ka Jeesua tegelikult, et see kuningriik asub sinu enda sees ja Maari Magdalena. Ehk siis armastus on lihtsalt see meie enda sisemine valgus ja ühendus tegelikult allikaga. Meie ise oleme armastuse allikad, oleme alati olnud. Kui sa võtad korraks selle hetke koos minuga ja lihtsalt ühenduda iseenda südameväljadega. Kuskil siin sinu südameväljades asub sinu püha südametempel. Ükskõik, kas sa tajud seda, kas sa näed seda. Kui sa võtad selle hetke, võib-olla isegi koos minuga paned silmad kinni, sest sellel hetkel, kui me silmad suleme, me oleme ühenduses kogu enda siseväljade ja sisekosmosega. Ja meil on oluliselt lihtsam ühenduda iseendaga, tuua ka kõrgemat tarkust läbi. Kui sa nüüd oled valmis sinna enda pühasse südametemplisse sisse astuma, märka kõigepealt, kas sa oled valmis. Kui sa märkad vastumeelsust, mis iganes meel hakkab rääkima lugusid, mul ei ole seal mingit templit, mis iganes need lood on, mida egomeel ehk sinu kaitsed loovad sulle praeguses hetkes, siis lihtsalt märka seda armastusega. Võta see vastu, et praegu on nii. Aga ühel hetkel võib-olla oled sa valmis enda südametemplisse sisse astuma ja siis sa näed ja saad kogema seda, et see armastus, see sinu elu armastus on kogu aeg kohal olnud sinu südameruumis. Me oleme loonud erinevad inimesed enda reaalsusesse, enda ellu, selleks, et nad saaksid meile näidata seda, mis on meie enda sees olemas. Ehk siis teised inimesed on lihtsalt peeglid ja nad saavad meile näidata, kas meie süda on avatud või kas meie süda on suletud. Nad saavad näidata meile kõike seda, millesse meie usume. Uskumused on kõige sellised tummisemad, sellised energeetilise mustri loomise alused. Kui me usume seda, et armastus asub meist väljas või et armastuse nimel peab võitlema või et see on kuidagi ohtlik või me usume, et armastuse külge, et selle teise inimese külge, kes näitas meie enda armastust, et me peame kuidagi klammerduma, ehk siis meil on hästi tugevad kiindumus- ja sõltuvusmustrid, siis me saame kogeda ainult seda reaalsust. Ja ma kutsun sind üles lihtsalt märkama ja uurima põnevusega, kui sa võtad kas täna või ükskõik mis hetkel 5 minutit, paned silmad kinni, ühendud enda südamega ja selle taotlusega, et ma uurin, millised on täna minu armastuse uskumused, millised on minu armastuse mustrid. Kas ma siiralt usun veel, et armastus asub minust väljas või ma olen valmis iseenda sees valima mõne teise perspektiivi, mõne teise võimalikkuse. Sest meie sees on kõik olemas.
me ei loo ühtegi uut reaalsust, vaid kõik need miljonid erinevad reaalsused, sealhulgas ka see reaalsus, mida sa koged armastusega seoses, on sinu sees juba olemas. Ja kuskil seal on olemas ka see reaalsus, kus sa tunned, et sa oled jumaliku armastuse väljendus. Ehk siis uuri, avasta, võib-olla soovid seda üles kirjutada enda päevikusse või arvutisse või mis iganes on see sinu viis enesereflektsiooni kuidagi avastada. Aga lihtsalt uuri, sest sealt võib tulla, kui sa hakkad välja kirjutama, sinu alateadvusest võivad tulla ilmsiks sellised armastusega seotud uskumused, mis ei ole üldse sinu enda omad, esiteks, või teiseks, mis on piiravad, mis on sinu reaalsust piiravad. Sest kõik see, mis sinu reaalsuses hetkel on see, mille sa oled lubanud endal valida. Ehk siis miks ma olen lubanud ainult sellist reaalsust endale valida, kus armastus võib-olla on tingimuslik, kus armastus on sõltuvussuhe, kus armastus ja kiindumus on omavahel lõiminud, seal on väga palju kontrolli, manipulatsiooni, draamasid, kõiki võimaliku ohvri, süüdlase, päästja mänge, see kõik näitab eraldusteadust ja hingetasandi. Armastus on tegelikult see, kus meil tuleb meelde, et me oleme iseenda reaalsuse loojad ja valijad. Me oleme kõigega kogu aeg üks olnud, me tunneme terviklikkust, me ei ole ühtegi osa endast enam välja projitseerinud. Ja see on väga ilus reaalsus, mida kogeda. Nii et minu taotlus selle südamekanaliga on lihtsalt jagada ühte võimalikku perspektiivi sinuga, et sa saad ise enda sees ära tunda, kas see sind kõnetab, kas see sind avardab, sest me kollektiivselt liigume selles suunas igaüks teist, et päriselt elada iga päev ainult armastusena, et valida, et teha neid pisikesi ja suuri valikuid enda elus südametarkusest lähtuvalt, mitte ainult egomeelest, millega me oleme harjunud ennast identifitseerima ja kogu maailma ainult oma intellekti tasandiga looma. See ei toimi enam, see lihtsalt ei toimi enam. Ja kui sa tunned, et see südameteemad ja armastuse teemad ja suhete teemad ja sisemise polaarsuse ja andestuse mingisugused erinevad mustrid vajavad kuidagi ruumi, kus need saaksid laiali laotuda, kus sa saaksid teist perspektiivi, kus sa saaksid iseennast avastada, siis tea, et võtan vastu ka inimesi üks-ühele. Siinsamas imelises üks majas viin läbi südame hingamise nime all individuaalseansse, panen siia alla ka lingi. Ja tõesti armas, sa oled armastus, sa oled alati olnud armastus. Ma soovin sulle hoitust, ma soovin sulle kergust, sinu südamesse kergust. Ma soovin siiralt seda, et sa ühel päeval saaksid kogeda seda ühendust allikaga. Et sina oled kõik ja kõik on sina. See on tõesti imeline koht, kus elada. Tšau, esimeseks videoks täna piisab.